kas saaksid jagada häid näpunäiteid maja planeerimiseks, mis on A ja O, mida kiputakse sageli ära unustama, et võib-olla Liis? Ma arvan, et kõigepealt peaks ikkagi alustama nagu oma pere vajadustest, et need põhilised ruumid, mida on vaja, mitu magamistuba, mitu pesuruumi, köök, söögituba, elutuba, kas need on ühtne ruum, kas need on eraldi, mismoodi on soov lahendada siis kas saunad või näiteks koduhoolduse ruumid, mida kiputakse sealt listist välja jääma, ongi seesama varasemalt räägitud tehniline ruum, et selle jaoks tuleks kindlasti ka täiendavad ruutmeetrid ette näha, suurusjärgustest seal kuskil 5 ruutmeetrit. Ja võib-olla nagu, kuna ma ise ei ole päris nagu maja algusest peale mõtlema hakanud, et kas siis ühekordne või kahekordne, millised on minu kinnistul olevad nagu ehitusõiguse nõuded, et mida ma üldse oma kinnistul näiteks ehitadagi saan. Et seal on vahel on nagu olnud see, et ostetakse kinnistu süvenemata siis sellesse näiteks, mis detailplaneeringu nõuded on. Et siinkohal oleme me ka oma klientidele seda oskusteavet ja nõud jaganud, et kui olete meile nagu konsultatsioonile tulnud, siis me saame ka nii-öelda inimkeeli panna siis vajadusel neid asju, mis on näiteks projekteerimistingimustes või detailplaneeringutes, et kas see maja, mida inimene unistab, üldse ka sinna on lubatud ehitada. Et võib-olla need on need kohad, kus ma näen, et täna inimesed alati ei oska nagu lugeda ja oska vaadata või ei oska tähelepanu pöörata. Et sellised üldised olmeruumide kirjeldused on üpriski lihtsasti tulevad, et need tuleks siis enda jaoks läbi mõelda. Liis võib siin täiendada, aga mulle tundub ka, et vahest tuleb mõni klient meie juurde ja näitab näpuga mõne projekti peale, et mulle meeldib see maja. Ja siis, kui me hakkame, palun mulle midagi sellist, et kui me hakkame siis süvenema, et mis seal konkreetselt selle maja juures teile meeldib, siis lõpuks me jõuame arusaamiseni, et talle meeldib maja värv näiteks või maja korrusilisus. Et võib-olla, kuidas arhitekt seda näeb, aga et võib-olla enda jaoks peaks kõigepealt selle ruumiprogrammi kuidagi püüdma ette kujutada, et tõesti, kui suurt ma seda maja vajan, mis ruumid seal vajalikud on. Ja siis see kest ja see vorm kuidagi tuleb sinna juurde. Kas on nii? Jah, et tihti me näeme ikkagi ka seda, et see esimene koht, mida inimene mõtleb, ongi see korruselisus, et kas see on ühekorruseline hoone või see on kahekorruseline. Et üldiselt 3 on ikkagi harv lahendus. Et sealt võib-olla nagu peakski see algama ja enda jaoks nagu siis ka mingil määral läbi mõtlema, et mida sa siis näiteks erinevatel korrustel tahad näha, millised, kas või elutuba võib ju olla ka teisel korrusel, et tavapäraselt on ta küll all, aga võib-olla sul on hästi ilus merevaade ja sa saaksid seda nautida seal elutoas teiselt korruselt, et võib-olla ongi oma mõtteid natukene korrastada, tulla konsultatsioonile, võib-olla koos läbi mõelda, võib-olla on mingid suunised, mida me saame siis nagu ka selle konsultatsiooni käigus üle vaadata ja seda mõtet siis nagu täiendada koos. Ja nagu sa algseltki mainisid, siis tegelikult kõige esimene asi on see, et me peame siis aru saama, mis on see ehitusõigus, mis tüüpi hoonet, kui suurt, mitu korrust, mis katusekalle on üldse lubatud konkreetse kinnistul? Jah, et ütleme, Eestis üldiselt on need ikkagi väga normeeritud, eriti mida rohkem tiheasustusaladele me satume, ehk siis kõik sellised nagu linnaliku keskkonnaga piirkonnad on ikkagi teatud piirangutega, et kui me oleme kuskil üksikus metsatukas, kuhu läheb tee, siis seal kindlasti on see valik natukene vabam, aga tuleks võib-olla sealt nagu ka võib-olla natukene alustada, et mida ma siis saan ja millised piirangud võib-olla nagu piiranguks osutuvad, et tihti näiteks ei mõisteta hoone kõrguse piiranguid selliselt, et mida see siis näiteks maja visuaalile tähendab.